See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud. No nii, tere, episood 5. Tere, Eelika. Tere, Angeelika. Täna on meil natukene teistsugusem episood, kui meil tavapäraselt on olnud. Tänane episoodi teema on meil sugulased, lapsepõlv, kõik sellised asjad, mis on teinud meist meie. Ja nüüd tuleb see täielik pole välja. Mis sa arvad? Kindlasti tuleb, ma arvan, et siin saab täiega nalja. Kindlasti. Me esimeses äkki episoodis mainisime, et me tahaksime kaasata ühte ossa oma sugulasi, kes on ühtlasi meie parimad sõbrannad. Ja nendega meil on alati niisugune väga lähedane side ja väga hea klapp, et meie nagu need kokkusaamised ei ole kunagi 2-tunnised, pigem 12-tunnised. Jaa. Et aga tutvustame siis nad ära, mis me siin venitame, hakkame siis pihta selle hooga. No nii, kõigepealt siis tere, Kätlin. Tere. No nii, nüüd ma olen järgmisele. Tere. Tema on Jaana. Et meil on siis 4 punt, Jaana, Kätlin, Heilika ja Angeelika, et siis võib-olla nagu hääleliselt siis üritage siis kuidagi aru saada, aga eks see on natukene keeruline alguses, aga ma arvan, et ühel hetkel, kui me kindlasti naerame, oleme sellised nagu me oleme, et siin itsitavad, et neil on pinge peal, aga tegelikult see läheb lihtsalt üle. No me viskasime nad praegu täiega vette. Ja ega me ei öelnud ka neile lõpu, ma arvan, et me tegelikult, ma ei tea, pool tundi äkki peale seda, kui me nagu nägime, et tegelikult teate, mis plaan meil on või? Täna salvestame podcasti. Meil on need väga toredad külalised, kes tulevad ja panevad inimesed kohe pinge olukorda. Nii et püüdke siis hakkama saada. Aga millest me siis täna räägime? Millest me alustame? Kas alustame iseloomustamisest? Tavai. Ma võin otsa lahti teha siis. Ja. Ma alustan siis sinust, Angeelika. Tavai. Kuna meie oleme vaata õed, siis praegu me veame ka seda asja, et siis ma alustan sinust, on ju. Mina iseloomustaks sind niimoodi, et selles suhtes ma võin öelda, et sina oled kõige tugevam inimene nagu minu tutvusringkonnast üldse. Et sa oled väga tugeva iseloomuga, sul on alati oma arvamus, sa küsid väga palju nõu inimestelt, aga sa oled pahatihti nagu nii tugeva iseloomuga inimene, et sa teed lõpuks ikkagi seda, mida sina arvad, et õige on. Ja selles osas ma tahaks nagu sinu moodi olla, sa oled hästi julge, sa oled jutukas ja sa oled hästi lõbus. Et ma vist ja sa oled selle koha pealt ka julge, et sa ei löö mitte millegile risti ette. Kätlini kohta ma ütleks, et Kätlin on meie kambast nagu kõige hea südamlikum, kõige malbekesem ja kõige viisakam ja kõige siuke kontrollitum. Ja. Et ta on selline sweetheart. Et selline hästi perekonna inimene ja siuke nunnukas meil täiesti. Muidugi ühtesi Kätlin on kõige noorem ka, just täpselt. Jaana kohta. Jaana on meil vanim. Tegelikult peakski ütlema, et Jaana on meist kõige vanem, siis on Heilika, siis on mina, Angeelika siis ja Kätlin. Et siis on vaata neil ka nagu see pilt ees on ju. Et Jaana kohta ma ütlekski seda, et võib-olla nagu selles mõttes võib öelda, et elukogenum on ju. Aga Jaana on meil, ta on selline, ta on kõige jutukam, ma ütleks. Ta kuidagi nakatab oma naeruga kõike, ta on selline hästi kaasahaarav. Ja Jaana on ka selles mõttes hästi nagu, kus ma ütlen, selle koha pealt hea südamlik, et tal on lastega väga hea klapp. Ja kuna sa oled suurest perekonnast pärit, siis ma ütleks ka seda, et sa oled nagu väga empaatiavõimeline, sa oskad nagu alati teistega arvestada ja hästi-hästi nagu sõbralik inimene. Suudab nagu mõelda suurema pilti. Meie jaoks on Jaana nagu täiesti mingi see suur õde, kellele ka nagu toetuda ja rääkida mingid asju ja nõu küsida. Et kui mina olen ise sulle suurem õde, siis Jaana on mulle suur õde. Aga vaata ongi. Selles suhtes, et see nii ongi, et vaata, et tegelikult ongi see samune pere ju, kus ta tegelikult pärit on ja tegelikult me kõik kasvasime vaata ju suureks, et ongi seal
ongi suur õde ja kõik teised Jaa. on poisid, on ju, nagu vennad siis vennade eest nagu. Jaa, just, et tegelikult ongi kõik poisid on meile nagu vendade eest ka, poisid on ise ka öelnud, et kui teile keegi midagi halvasti teeb, siis tuleb meiega tegemist, on ju. Ja ega tegelikult Jaana ema on siis meie tädi ja ta ongi täiesti meile ka nagu teine ema. Et nad ehk on siis alati... nagu meie isa ja õde. Jaana ema on siis õde ja vend. Just, et nad ongi täitsa nagu teine pere meile. Täpselt. Ja siis ma ei teagi, ma võingi jutu järele üle anda. Ma ei tea, ma võin ise ka siis, aga ega siis selles mõttes nagu mina kordan sammu neid sõnu, aga lihtsalt võib-olla nagu jah, et kui mina peaksin Kätlinit iseloomustama, siis ma arvan, et nagu kuna meie vanused on nagu ühte auku ainu suht, et nad mingi paar aastat siia-sinna on ja, aga nagu see history, mis meil tegelikult on nagu, on ka jällegi nagu nii, et ma kasvasin koos sinuga tegelikult ka ju ülesse. Et see, et vahepeal vaata ei suhelnud või nagu olnud vaata suhted tulid peale ja kõik sellised asjad vaata, et siis see ei mänginud mitte mingisugust rolli, et kui me nagu koos oleme, siis me ikka nagu nii äge, nagu mäletan, et me käisime seal Ülemistel seal fotobuutis vaata ja olime nagu siukstes nagu kokkusaamistes vahepeal, et nagu saad aru, et tegelikult on nagu see side nagu poole tugevam kui nagu niisama vaata, saad mingi sõbrannaga kokku, et ikkagi Kätlinit ma olen saanud ikka omajagu nagu hoida ja jah, iseloomustada on küll mega sweetheart, siuke mega hoidev, ta on siuke täiega muretseja mingi, ta on siuke muretseja, tema tahab ka, et kõigil oleks hästi vaata. Ja täpselt samamoodi on tegelikult nagu lust näha, et kuidas ta oma koera eest hoolitseb, et nagu, lihtsalt, et nagu tahab anda parimat elu kõigile, vaata. Isegi nagu annab endast lihtsalt kõik. Ja tööalaselt ka mega kohusetundlik ja tubli tüdruk on saanud temast. Heilika, See on see kõige hullem. ja õde, kellega ma kakelnud olen. Ja samas kõhtlesin nagu armastan väga palju, et nagu täna nüüd siin ja praegu ma ikkagi saan nagu öelda, et ma ei tea, mida ma ilmselt ikkagi teeks. Et ma isegi ei oska ette kujutada ilma sinuta elu, sest et kui mul on mingi mure, mul on mingi rõõm, mul on mingid asjad, siis ma lihtsalt esimene inimene, kellele ma nagu kohe helistan või kirjutan või nagu tead, selline asi oli ja nagu samal ajal isegi, kui see sulle ei meeldi, sa oled ikkagi siuke cheerful, siuke davai, vaata, et tee seda, et mis nõu on ja nagu, et selles mõttes nagu ma võin sulle isegi 2:30 öösel ka helistada ja sa võtad vastu, mis sul viga on? See mingi, ta kirjutas mulle, no okei, vasta nii. Et nagu sa oled nagu kogu aeg olemas, et jaa, see on see bond, mis tegelikult õdede vahel peaks olema ja tegelikult see on meil kogu aeg olnud. Lihtsalt vaata vanuseliselt ka jällegi vaata mingil hetkel oli mingi terrorid, aga see on kõigil. Nii et jah, parima sõbranna on ju. Jaana, issand jumal, Jaana, ja Jaana on jäänud nagu suur õde ka samamoodi. Aga vaat jällegi nagu, kui mõelda nagu selle ajaloo peale, siis on nagu ka see, et ongi ta hoidis meid, on ju, ja mäletan, ongi neid patsipunumisi ja selliseid nagu küla vahel liikumisi ja nagu, minu jaoks on nagu siuksed mingi mälupildid, mis tegelikult ära ei lähe ja samamoodi ongi nagu, kuna ma hästi palju viibisin nagu tädi juures, kui ma väike olin, et ma ei tea, tihtipeale unustasin mingi kodu võtma, ma ei tea kuhugi või mis iganes tuppa ei saanud, siis ma nagu mäletan seda, et ongi Jaana oli ka kogu aeg see tugitoolis lihtsalt istus ja nagu vaatasime telekat ja see on nagu sellised armsad asjad, aga kui ma peaksin nagu teda iseloomustama, siis ta on ka selline mega kohusetundlik, töökas, anna aga talle võimalust õpib kõik ära tegelikult. Et küll ta on ka õppinud endale vaata tööalaselt juurde ja värki ja et kui ikka talle midagi kätte anda, küll ta selle ära, ta prigiseb küll ja ta on mega piki, ta on nagu toidu mõttes on ta mingi kurat, ma ei tea, talle midagi ei sobi ja ma ei tea, aga samas on ta nagu see, et okei, eks ma siis võtan need sibulatükid siit välja, et jama küll, aga aga ta ei prigise, ta ikkagi nagu sööb, vaata. Selles mõttes, et aga ta on ka mega armas, et selles mõttes see ongi nagu see 4. punt, mis meil nagu on, no ma ei vahetaks iialgi seda mitte millegi vastu, et ma olen nagu kõikidele oma sõbrannadele ja sõpradele öelnud, et nagu see on kamp
kellega luurele minna lihtsalt. Ükskõik kuhu, ükskõik millal lihtsalt. Ja see ei loe, kas me oleme kained või drinki teinud. Selles mõttes, et meil on alati nii tore. Ja, täpselt. Et nagu just hakkasime enne, kui hakkasime tegema, et siis me kõndisime nagu tuppa ja oli ka täpselt see, et nagu ongi, et kuule, oled kindel, et sa joonud ei ole või? Et nagu ongi see, et ma räägin, et see kuidagi nagu see suhestumine või see on nagu nii kerge tulema, et noh, see kamba vaim on meil lihtsalt nii tugev, et me oleme lihtsalt nii lõbusad. Et seda, ma arvan nagu, et seda leida just sugulastes, et on see tugev, nii tugev side, et see on nagu siuke Jah, vaata öeldakse, et sugulasi nagu valida ei saa, on ju, aga ma ütleks, et elu on meile mänginud nagu kõige parimad kaardid sellisel juhul. Jaa, absoluutselt, sest et nagu vaata, et tänapäeval nagu no väga ei ole minu meelest siukseid sugulaskampasid, kes tegelikult nii hästi omavahel läbi käib, et nagu noh, ongi, et vaata, igal inimesel on oma elu, on ju, omad tegemised, aga et sa ikkagi leiad selle aja, et olla ja käia ja teha, vaata. Just, ma olen väga nõus, jah. No nii, tüdrukud olete ennast kogunud või? No nii, Kätlin. Kätlin, loosi õnn, võtta see enda kätte, vaata. Meil on 2 mikrit, vaata, siis me niimoodi jagame seda. Ühesõnaga, ma ei teagi, kus kohast täpselt alustada või kellest, aga ütleme siis nii, et kõik 3 on mind nii-öelda hoidnud ja eraldi siis hakata pihta, siis ma ütleks, et Anksu kohta ehk Angeelika kohta ütleks siis, et pigem siuke asjadesse kaasa haarav ja hästi seltskondlik ja alati, kui mul mingi selline nagu väike murekoht tekib või mingi küsimus, millele ma tean, et ta võiks mind nagu aidata, kui mu oma ema või mõni nagu lähedane sõbranna, et pigem nagu siuke lähedane sugulane, siis ma nagu alati teen selle käigu ja uurin, ehk nagu aitab mul ka seda väikest murepakohta parandada. Siis Heilika kohta siis ütleks nii palju, et ta on minu jaoks siuke pigem nagu natuke tookord nagu minulik, et just see hea südamlik pool nagu, et siuke malbeke ja võib-olla küll me oleme Kätliniga veits sarnased selle koha pealt. Teisalt, kui ma hakkan mõtlema praegu. Et teinekord ma nagu tunnen, et ma olen rohkem nagu Angeelika moodi mingites situatsioonides, aga siis ma jälle tunnen, et ma olen nagu Heilika ja siis ongi see, et tunned nagu neid samasid iseloomu tunnuseid nagu. Aga võib-olla sellepärast meie kamp ongi nagu nii selline nagu hästi nagu hoida, sest kõikides meis on neid omadusi. Et üks täiustab teist ja 3. ja 4. nagu vaata. Ja siis ema kohta ütleks nii palju, et nagu mul on väga hea ema, et ma nii-öelda saan oma emaga läbi, et päris paljud ei saagi emaga üldse läbi või ei ole nagu nii lähedane saamine. Ja eriti tütardel, vaata, et seal on see sõbranna ja ema see. Ja. Ma arvan, et see on küll nagu ka väga siukene nagu siuke side, mis väga paljudel vaata, noh, öeldakse vaata, et ei tohi sassi minna, et ema peab olema ikka ema, mitte sõbranna, aga kui tegelikult ema on sõbranna ja sa saad nagu usaldada teda nagu 100% selles mõttes on ju, see on nagu nii hea. Nagu... Ja kindlasti on mõte see ka, et üks asi see, et sa suhtudki nagu ikkagi, sul on see teadmine olemas, et ta ei olegi sul lihtsalt mingi padruga, vaata. Et sul on ikkagi austus tema vastu, kui vanema vastu ikkagi säilib, vaata. Et jah, see liiga nagu see sõbrannatsemine nagu on üks asi, aga teine asi on see, et sul on nagu see, sa tead seda nagu kindlalt boundary't, vaata. Ja, täpselt. No kindlasti on, vaata, ja, et noh, vaata, kindlasti on mingid teemad, vaata, mille poole sa tegelikult ema juurde võib-olla ei tahaks minna, aga aga siis ongi need sõbrannad või no ongi need teised inimesed, vaata, aga väga hea, et sul on selline usalduslik suhe oma emaga, vaata. No nii. Kõik on hästi, see väga hästi on kõik. Kätlin sai kõik, jah? Jah, minu poolt on kõik. No nii, mis ma oskan öelda, kõik on põhimõtteliselt öeldud. Aga ma alustan siis kõigepealt Kätlinist, oma tütrest, kuna tahtsingi just lisada, et Kätliniga meil ongi selline
no täpselt ongi nagu, et me oleme ikkagi ema ja tütar, aga samas meil on ka nii usalduslik nagu selline sõbrannade suhe ka, et mina saan omi asju rääkida Kätlinile, Kätlin omakorda mulle. Ja siis peegeldab seda, vaata. Ja, et teinekord isegi mõnikord mingid ala suhteprobleemid on ju. Et, kaks pead on ikka kaks pead, vaata. Mis sest, et et Kätlin issiga oleme ka nii kaua koos olnud, aga eks et asju ikkagi tuleb, on ju. Ja tõesti, ma saan rääkida temaga, et mis sest, et me oleme nagu tema vanemad. Ja ta alati kuulab ja elab umbes ka kaasa. Annab nagu nõu. Et tõesti, et meil on nagu see suhe nagu nii tugev, mis on nagu väga äge. Et ma ütleks isegi, et tal on võib-olla isegi, ma isegi oma emaga võib-olla sellist suhet vaata ei tunne, kui ma nagu, temaga tunnen, vaata, et mul nagu on. Minu meelest väga nagu äge, et vaata, sa oled oma lastega suutnud seda nii-öelda leida, vaata. Sest et Kätliniga ma tunnen, ma saan tegelikult rääkida nagu kõigest, oma emaga ma võib-olla nii kõigest võib-olla ei räägi. Täpselt. Pigem. Minu võid rääkida, vaata, aga lihtsalt nagu... Aga ikkagi, Nii, mis ma Heilika kohta oskan öelda? Heilika kohta mul on alati olnud, Heilikal on vaga vesi, sügav põhi. Jaa, tegelikult küll, ja teeb tassi seda ka. Ta ongi, täpselt ongi selline malbe, aga pealtnäha. Aga ei, temas on ka sellist, särtsu ja kõike seal. Ja Angeelika nagu ka, kõik, ma räägin, kõik on nii ära öeldud, kõik on nii ühte auku läinud, et ongi selline, Anks on selline, pigem selline kärts ja vürts ja võib-olla ka, teinekord, ma ei tea, veab mingid asju vaata tegema, mida võib-olla minu oma vanuselt võib-olla teekski. Aga ma räägin, et ma olen mingi pissad, tee ära! Meil see vanus võib-olla ei mängigi siin nagu nii suurt rolli siis. Et ma räägin, et ma olen siin põhimõtteliselt Kätlini vanem, aga vahepeal unustadki ära, kui me oleme neljakesi koos, et me olekski nagu 4 nagu sõbrannad, kes ongi enam-vähem seal, ma ei tea, üheealised või nii. Jaa, täpselt, ma olen täiega nõus sellega. See vanus siin grupis. Et meil lihtsalt on nagu nii hea see koos olemine. Ja kus juures, ja kui me vaatame üksteisele näkku, me lihtsalt, me teame, mida me tahame öelda või et mida me mõtleme, siis juba irvame, vaata. Täpselt. Et just ongi see, et just nagu Eilika ja Angeelika siin ka just tõid välja, et nad on, ma olen neile küll vanem õde kui, siis nemad on tegelikult mulle nagu, põhimõtteliselt ongi nagu nooremad õed. Ma olen hoidnud Heilikat. Jah, selle mingi võiks ära rääkida, täpselt, jah. Ja nemad nüüd omakorda hoidsid minu lapsi. Siuke nõjaring. Jaa, et see on nagu nii nagu äge. Et ongi, et me just ennem siin oli meil ka jutuks, et me oleme nagu kõik siin teineteist nagu hoidnud, aga nüüd meil on see vanus nagu sealmaal, et me saame koos, ma ei tea, pidu panna. Kõike teha. Et omal ajal see nagu selle peale nagu ei tulnud ju. Ja ma arvan, et me oleks osanud ettegi kujutada, et meist siukene nagu... Et me niimoodi oleme. Ja. Et see on küll nagu äge. Ja ma arvan, nagu ma 100% kindel, et nagu meie see muu suguluskond on tegelikult räigelt kadedad selle bondi peale, mis meil tegelikult on, vaata. Ja, sest pigem on ju see, et kas on nagu mingi 1-2 inimest oma vahel saavad hästi läbi või siis on nagu see, et juba mingi 10 inimest nagu grupis on ja aga ikka ei leita seda seda, et meil on nagu siuke nelik tekkinud ja siis me nagu ikka üritame nagu 6 korragi kas või kokku saada. Sest et kui nad ikkagi teavad, et me saame kokku, siis on ikkagi see, et mis te tegite? Kus te käisite? Mis te rääkisite? Ikkagi vaata selles mõttes. Ja täpselt samamoodi nagu kui me kokku saime, vaatasin see, kuule, ema teadis, et me siin kokku saime. Kus ta seda teadis? Et see on nagu mingi, nad said kokku, vaata, huvitav, mis siis nüüd toimus, vaata. Et selles mõttes on nagu hästi põnev nagu, et meil on selline nagu side minu meelest. Ja ma räägin, kõik on ägedad. Ja, et mina olen selles mõttes täiega nõus, et iga üks meist nagu täiustab kuidagi pidi, vaata. Samas vaata, me oleme nii erinevad ka, et nagu Jaanal on pikaajaline suhe, nagu selles mõttes nii kaua aega algusest peale. Ja, sellest me rääksime esimeses episoodis ka, jaa. Just, Kätlin on, ütleme, värskemalt abiellunud, on ju, aga läksid ka väga noorena kokku. Aga ka pikk histori selles mõttes. Ja täpselt. Siis ütleme, siis meie oleme veel omamoodi mingites eluvaldkondades, et me oleme kõik hästi erinevad. Ja. Et elame küll väga erinevat elu, aga alati ikkagi me klapime nagu väga hästi.
täpselt ja vaata see vanuse mõttes ka vaata, et nagu sina, Jaana, saad rääkida vaata mingeid lugusid, vaata, mis sellel ajal oli, on ju, kuidas võib-olla nagu vaata, noh, ikka mingid asjad tulevad ju tänapäevaga. Mingid erinevused või sarnasused. Jah, näiteks nagu täna rääkisime seal vaata õues, kuidas nagu, noh, ongi vaata, kas te mäletate seda Minu sõbrad raamatut või seda mingit salmikut kasvõi, on ju. Udukaid. Udukaid, jah. Udukaid, et te teadsite, mis on udukad, me Kätliniga, me küll ei tea midagi, on ju. Et noh, et seal ongi nagu see, et isegi kui me nagu ei tea, siis me kuidagi nagu noh, ongi, et need olid need või noh, kuidagi niimoodi, et see on nagu nii äge ka. Ja ma tahaks veel lisada, et Jaana oli kunagi meil siuke üle küla pihv, et tal oli kõige ägedama korpusega 51-10. Alati ma vaatasin, oi kui ilus, tahaks ka, kuidas minul oleks ka selline. Kas Jaana mäletad või? Seda ma mäletan, jah. Mul oli veel Eiffeli torniga. See oli siuke lillatärv, vaata lilla mulle väga meeldib. Päriselt? Ja siis oli siuke Eiffeli torniga, üli-ilus oli, kellegi ei olnud sellist, vaata. Et see oli tõsiselt äge. No ma tahan ussi mängida. Ja kunagi olid need mingid vaata seal selle korpuse taga olid mingid sädelused ka ju vaata. Mingid vilkusid, kui kõne oli. Kuidas see seotud oli? Äkki see oligi vist äkki siis, kui äkki rääkimise peale või midagi. Võib-olla need mingid helipõnked või? Minutud oli, et kui sa vaata olid kõnes, siis ta vist kuidagi seal vilkus või? Sul ka olid mingid tuled ja viled taga või? Ei olnud kahjuks. Mu telefon oli uhke, aga eks kuule, kas oli see aeg, kus oli see, ütleme 51-10, kõik see algelised, kus tulid need telefonid ja ma mäletan, et meie Jaanaga olime need pihvid, kes kunagi oli selline saade nagu Muusika sinule ja seal olid need tuttub või mis mingi helistage siia numbrile ja me tegime kogu aeg Jaana nendega lollitasime lihtsalt helistasime mingitele kuttidele. Päriselt või? See oli nagu nii naljakas, et vaata kuidas praegu ütleme, sul on mingid Tinderid, mingid tutvumisportaalid on ju, et sa pigem trükid kirju on ju. Ja sa näed kellega. Ja, aga siis oli kohe see, et sul on kontakt niimoodi, et sa helistad. Vaata, sina oled Angeelika öelnud, et väga paljud nagu kutid tänapäeval, kui sa tutvud kellega, nad ei taha väga rääkida, väga üksikud. Või siis on pigem vanemad. Et noh, kellel on vanus nagu nii-öelda vanemad selles mõttes, et pigem nooremad tahavad suhelda kirjutades. Ja siis, aga siis ei olnud ju, et siis oligi, et helistasid, rääkisid juttu ja ma ei ütleks, et olid mingid nilbed. Ma ütleks, et praegu nagu need pick-up line'id tänapäeva noortel on võib-olla isegi nagu nilbemad, kui kunagi oli see, et rääkisidki mingit juttu ja hästi tore oli tegelikult. Mõtlen, kui ma nüüd mõtlen, et see on lihtsalt nii veider aeg. Ja täpselt ka, see on need need telefoniraamatud või need kus suured paksud kataloogid, vaata, seal oli ka ju telefoninumbreid täis ju. Aga see oli nagu eraisikuid ka või? Või ainult firmad või? Ei, see oli kõike. Ma mäletan, et siis oligi laudas oli üks telefon, siis mul veel seda 51-10 polnud. Me oleme maakad. Käisime laudast helistama. Siis me käisime laudast ja siis me täpselt tegimegi niimoodi, me võtsime selle telefoni raamatu, umbes niimoodi põmm kuskilt lahti näpp peale ja me tegimegi kõne. Tünksi siis? Seal umbes otsisime oma kassi taga või koera või. Ega me ei teadnud, kelle otsa me tegelikult sattume. Millega see ema tegeles? Aga tegelikult tore oli. Ja mina nagu mäletan ühte näiteks sellist situatsiooni ka, et vaata ongi, kuna me räägime, et polnud telefone, kodudest tavatelefoni isegi mingi hetk ju ei olnud, on ju. Ja siis mingi hetk käis nagu snipist niimoodi, et igale ühele tuli tavakas ja meil mäletan, et Nabolas oli kõikidel need telefoninumbrid nagu algused kattusid, kolm numbrit olid erinevad. Aga see jutt, mida ma tahan nagu praegu rääkida, on see, ma mäletan, kui Angeelika oli väike ja sa kukkusid oma pea katki vastu ahjuust, vaata, ma ei tea, kas mäletad siit otsa eest. Ja siis oli täpselt samamoodi, et ma mäletan, et see oli nagu selles mõttes õudne õnnetus, et ikkagi verd lahmas ja siuke õudne ja meil ei olnud telefoni, et niimoodi, et sa pididki jooksma küla teise otsa kellegi juurde, kellel oli telefon, et helistada üldse hädaabisse. Päriselt või? Aga kellele te läksite siis? Või kelle juurde? Ma ei mäleta koolimaast keegi oli, ma ei tea, kus äkki teie võisitegi olla siis või niimoodi, et ma täpselt ei mäleta, kelle juurde mindi, aga nagu mõtleme, see elu elati kunagi. Ja siis veel omakorda see aeg, kui see kiirabi tuleb, on ju. No, mis sul meelde tuli nüüd, Jaana? Tuli sellega meelde, et mis elu elati. Nii. Meie alles hiljuti oma lastele rääkisime sellise loo umbes niimoodi, et nüüd on hea pehme vetsu, paber ja puha ju.
aga siis olid ajalehed. ma mäletan, kuidas minu isa vorpis neid ilusti kõik silus ja kõik pani, meil oli selline special kast. Ja siis mul ikka noorem vend teeb siiamaani nalja, et meil oli kogu aeg trükimust tagumiku peal. Et pühid ühe mustuse pühid ära. Et mõtled, et olid ajad, on ju. Praegu ma ei kujutaks ette, kui ma peaks nagu ajalehega tegema tagumiku puhtaks. Ma pean kihla nagu no hard feelings, on ju, aga see Märgatud Eestis saade. Vaadates neid, kuidas nemad elavad, ma arvan, et nemad kasutavad nagu ajalehte ikkagi. Sest et vaadates neid hurtsikuid, andke andeks, on ju, neil ei ole raha isegi, ma ei tea, mida osta ju. Et vetsupaber on tegelikult nagu ikkagi rikka inimese asi, vaata. Ja kusjuures ma käisin siin reedel massaažis ja me rääkisime ka, et kõik see mingi COVID-i pandeemia ja mingid siuksed asjad, vaata. Miks need vetsupabereid kokku osteti? Mis teema seal oli? Ma ei tea, see on mingi inimeste lollus, jah. Et mis kui see on? Et kui sa nagu nii poodi toitu ostma ei saa minna, siis mis sa vetsupaberiga teed? Et selles suhtes, et kui sa ei söö, siis sa ei käi ka, vaata. Ei taha trüki musta tagumikule. Ja minu meelest vetsupaberid on ka omad mingid lemmik. Kas te ostate ka vetsupaberid nagu mingid teatud firmat ainult või? Või nagu oma mingi lemmik? No ikka on üks kindel, on ju. On ju? Mis ostab mingi serlat või seva või? Kätlini töö juures. Mis seal on? Ja kihiline 3 või 4, alla selle ei mängi välja. Mis see on siis seeva või? Seeva ja siis seal on kritepaber ka. Ja, krite rohkem köögipaber ju. Ei, seal on vetsukas ka. On või? Ma olen see seva vend. Ma olen see seva, jah. No. Aha, vaat siis. Ühesõnaga, jaa, aga mis nagu, vaata meile see üks point, miks me tahtsime ka, et on lapsepõlve lood, vaata. Et kes mida nagu mäletab. Minul tuleb kohe üks jutt meelde. See on mul hinge peal. Ei, tegelikult ei ole. Mul ei ole ühtegi luud näiteks kunagi katki olnud. Aga ma mäletan, et me sõitsime jalgrattaga. Kogu aeg korrutati, et Heilika, hoia jalgu. Harkis, sa ei tohi panna jalgu kokku, kui sa pakikal istud. Ja ma ei mäleta, kas sa korrutasid mulle ka seda, aga üks hetk mul mingi king pani lihtsalt jalast minna. Korrutasin pidevalt. Mul oli see kederluu, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, see oli pooleks. Ja täitsa kipsilaks oli tegelikult ju. Sa mäletad ka seda niimoodi nagu... Ma mäletan mingid pikkeid, et ma mäletan, mind süles viidi kuhugi. Mina mäletan näiteks väga hästi seda. Räägi, kuidas sa mäletad seda? No oligi see, et me sõitsime, Heirika oli mul pakiraamil ja ma rääkisin kogu aeg, ära pane jalgu kokku, ära pane jalgu kokku. Ja ühel hetkel lihtsalt oligi, ma arvan, et... Kas hakkasid äkki mul seda karjuma või nutma, ma ei mäletagi. Aga ma tean, et Heirika sai kipsi sellest. Kas sa mäletad ka, mida nagu aga meie kas vanemad siis tuli kiirabi või viidi või? Tead, ma ei mäletagi, kes viis või mitte, aga ma mäletan, et mul oli endal nagu nii paha tunne, et nagu minu pärast. Tegelikult ma kartsingi, et onu Rein või tädi Mare löövad mu maha. Aga tegelikult ma ei mäleta, et nad üldse mulle midagi oleks teinud või nagu öelnud. Pigem vist oligi vaata see, et me olime mõlemad alles suht lapsed, on ju. Ja noh, et ikka ju juhtub, on ju. Jaa, ikka, jaa. Ise pani oma aga ise ju kardad ikka nii palju. Ja noh, Angeelikal ma jätsin näpuukse vahele, mille ma ka siiamaani tunnen süümekaid. Mina ei mäleta, jumal tänatud. Aga ma ei jätnud ju sulle mitte sinna, et sa oleks vaata, ukse paned niiviisi kinni. Ma ei jätnud siia ette, ma jätsin sulle sinna tahapoole. Seda, mida ei näe ka. Ja siin nagu see tinged on. Et see on ju nagu veel hullem. Oh my god. Samamoodi järsku uks kinni ja siis kuuled kisa. Mina vist isegi mäletan seda kisa. Mäletan, et sa tulid veel meile. See oli meie koduks. Okei. Mina ei mäleta seda mitte üks raasta. Siis ma ka niimoodi kartsin, et see peetis. Mina jällegi mäletan nagu seda aega, kui mina nagu Kätlinit hoidsin ja meil oli see tüüpiline see külaring, on ju, ja Kätlinil oli just mingi nukk kaasa selle uhke nukuvankriga. Mina ei olnud nagu siuke mingi nukufänn kunagi, kui ma väike olin. Aga see nukuvanker ja kõik see, vaata, me hullult armastasime, kui Jaana lapsed olid väiksed, siis me hullult armastasime enda vankritega nagu sõidutada või nagu just jalutada.
ja siis see nukuvanker oli nagu ilgelt äge mõte, et paneks Kätlini sinna istuma. Ja ma nii hästi mäletan seda, et me olime siin Jaani tule platsi teel, onju. Ja reaalselt ma korra lasin käed lahti, aga see nukuvanker on nii õrn. Ja Kätlin pani piu selja kuklaga pani asfaltile. Sa ei mäleta või? Mina ei mäleta sellest mitte midagi. Jumal tänatud. Ja tal hakkas niimoodi suppi tulema peast. Oh my god. Ja siis tal oli mul oli patsikumm käe ümber. Ja ma lihtsalt nagu, ma esimene mõte oli, kuidas ma selle vere kinni saan. Ma tegin patsi sinna. Et poleks näha või? Jaa, esiteks, et pole näha, ma mõtlesin, et oi, Jaana tõmbab mul täna jalad alt. Ja lisaks see ka, et see veri jääks kinni, vaat, et siis teed selle nagu mingi krunni või mingi selleks asja. No muidugi Kätlin on nii õhukesed juuksed tollal, ta oli nagu, tõesti, ma ei mäleta, kui väike ta võis olla, aga ühesõnaga, muidugi ta tähega nuttis ja ma nii hästi mäletan seda, kas sa seda mäletad, kuidas me mingi, ei nuta, ei nuta, mul ei tule üldse see situatsioon meelde. Oh my god, me kogu aeg tegime nagu lapsepõlve trauma. Ja siis oligi nagu see, et ma paningi selle patsi siia haava peale ja siis kõndisime nagu koju, aga siis ma ei lubanud enam seal vankris istuda. Ja siis oligi niimoodi, et me jõudsime siis lõpuks nagu tuppa ja ma siis kuidagi pidi nagu ääriveri hakkasin nagu mainima, kui sa juba nägid. Ma ei tea, kas sa mäletad seda või? Ma ei mäleta. Sa tegid selle patsi nagu lahti, et see on jumala kõvaks juba kuivad need juuksed, vaata sellest verest. See on mingi, mis juhtus? Ja katki. Aga kas siis sellel hetkel Kätlin oli juba chill või? Ja, ta oli terve selle aja. Aga ma ei olnud kuri või? Ma mõtlen nagu, et mis... Võt seda ma ei mäleta. Ilmselt mitte või nagu oligi see, et sa kuulasid nagu ära, mis juhtus, vaata, et noh, ma ilmselt nagu nii hulaav ei olnud, aga nagu ja ma mäletan, et see hetk mul oli täpselt sama mõte, mis sul ilmselt nagu vaata nende meie õnnetustega, et nagu oh god, ma tunnen ennast nii süüdi, et ma nagu korra lahti lasin, aga nagu eriti loll ka, et lased mingi väikse lapse nukku vankrisse istuda, nagu mida helli vaata, aga no väikesed. Mina mäletan seda lugu, mis mul tuli meelde ka just Kätlini ja Anksuga. Emal olid mul vahepeal aknal, vaata need mingisugused, no nagu a la trellid oleks, vaata, et kass ei saaks välja minna. Ja siis ma mäletan, et sina oma mingi paari sõbrannaga tulite sealt elupuude vahelt ja siis Kätlin umbes kiikus seal, hoidis nendest trellidest nii-öelda kinni. Ja siis ta umbes, Kätlin, tule õue. Ja siis Kätlin karjus vastu, ma ei saa, ma olen vangis. Et see on ka nagu nii lahe selline asi. Sa mäletad või? Ma olen vist nii väike siis olnud, et need hetked ei ole mul meeles. Meil just oli nagu see, et mis mõttes, et noh, ta oligi tegelikult väike, et tal nagu need põhimõtteliselt need trellid nagu kohe ta teadis, et vangis on ju. Et et kuidas nagu tal kohe see seos nagu põmm lõi. Tegelikult neid naljakaid olukorda nii palju on. Oota, ma tahtsin küsida, Kätlin, mida sa mäletad üldse lapsepõlvest nagu? Kas üldse nagu mida on sul, mis mälestused sul üldse nagu on? Minul siis, kui ma nagu teiega seoses, aga minu arust oli ainult Anks sel hetkel. Ma mäletan ainult seda, kus me olime seal siis, kus nii-öelda te kõik selles kandis, kus te elasite, et ma nagu väljas seal maja ees kärutasime selle käruga ja jooksime seal ringi ja nagu, aga kõik oli pigem nagu siuke lõbusam pool, et ei olnud midagi nagu sellist paha või mingid õnnetusi juhtumine. Et pigem nagu vaata, meil oli seal see mingi lafkapud ka on ju, kus me istusime vaata tihti peale ja ma ei tea, jõime. Aga tegelikult vaata mõeldes seda nagu, kuidas see on nii veider, et ma ei tea, Kätlin, kui vana sa võisid olla siis? Ma ei tea, nagu tegelikult mõelda nagu, et mingi päda reaalselt mingi on kaasas. Ma mõtlen 4-5 aastane või? Pigem just endal oli sama asi, et 4-5. Et võtad mingi umbes põhimõtteliselt, mingi lähme mingi küla, lähme teeme väikest ringi ja võtame kaasa, vaat. Et see oli nagu jumala mingi normaalne asi, mida teha tegelikult, mõtle, Raimond on praegu nagu sama vana ja ma iialgi ei võtaks teda ju kaasa, et selles mõttes huvitav. Ja sellega minul meenus lihtsalt üks lugu või nagu seoses sellega, kui sa ütlesid, et nagu vedasid kaasa, vaata, et tuligi see meelde, et alati teinekord, kui ei olnud nagu teid, näiteks siis minu nii-öelda onu ütles näiteks, et ta läheb seltskonnaga välja, siis ma ütlesin talle, et võta mind kaasa, vaata. Või teinekord oli see, et ma isegi ei jõudnud nagu pakkuda, et kuule, võta mind kaasa, vaid ta juba ise küsis, et kuule, kas sa tahad tulla? Et siis ma mäletan, et teinekord olite teiega kumbki seal seltskonnas, et siis ma nagu tundsin ennast
selle väiksena, kes sa ei saa nagu suuremate seltskonnas olla. Ja kusjuures see oli ka nii äge, et vaata kohe võeti nagu kampa, vaata. Et ei olnud, et umbes alla keegi oli mingi, sa oled nii väike, et sa magama ei peaks või. Aga huvitav ongi vaata, et tänapäeval nagu ma ei kujutaks ette, kui ma tänapäeval oleks nii-öelda see noor lapsevanem ja mul oleks Kätlin 4-5 ja kuskil umbes, ma ei tea, ma ei laseks teda. Ei laseks, ma räägin, ei laseks. Vaata, siis oli selline aeg, et kuidagi ma ei tea. Esiteks vaata võib-olla see ka, et praegu näiteks me just vaata ühes episoodis rääkisime, et see lase last Tallinnas välja, et umbes, et ma ei tea, mida võib kõike juhtuda, aga samas siis see väike külake, nagu kõik inimesed teavad üksteist. Jaa, aga teavadki selles suhtes vaata, et nagu jah, vaata maa mõttes, ilmselt ma laseks nagu välja, selle 5-aastase, küll ta hakkama saab, aga tegelikult ma ei tea, vaata, et siuke nagu Tallinnas jah, naljalt ei lase, sest ongi maailm on kurjust täis, et naljakas jah, et nagu, aga jällegi siit kõlab või nagu tuleb välja see, et see väikse koha vibe nagu hoiab inimesi koos, vaata. Et jah, nüüd täna nagu kõik elavad oma elu ja niimoodi, aga see ongi nii äge, et vaata, meil on see side ikka alles. Just tahtsin öelda, et see on see aeg, vaata, mis näitab ka. Ja ajas ka nii palju. Jaa, just, jah. Eelikaga seoses. Eelika võib-olla ei mäleta või... Vaata, tänapäeval on autod sõidad, on ju. Aga mina mäletan aegu, kus Angeelikat ei olnud isegi mitte olemaski veel, polnud isegi vist plaanis. Et Eelikat ma käisingi, kuna Eelikal ema-isa käisid tööl, mina olin vanem, siis ma käisin hoidmas, aga siis tol ajal ta isegi elasid 3 kilomeetrit eemal. Ja siis me läksime niiviisi külla, või põhimõtteliselt läksime niimoodi sealt, et mulle tuldi järgi nii öelda, et me olime seal, issand, me mõtleme, mis traktors olla võis, igatahes kast oli ees. Oli kohe! Ja siis me olimegi seal kabiinis, olimegi mina, Heilika ja siis teie vanemad ja sõitsime 4 traktori kabiinis. Sest autosid siis, ma ei tea, meil ei... Ainult rikkad said lubada. Et see aeg meil ei olnud, jah. Et inimesed, kui me käisime isegi ujumas niimoodi, et meid pandi ju traktori kast täis ja me läksime 3 kilomeetrit eemale ujuma. Enam, ma ei tea, pool küla vist oli seal peal, on ju. Ja siis sul on see praegu, et sa ei tohi ilma turvavööta sõitagi, vaata. Täpselt. Et jumala eest kinnitage turvavööd, siis traktori kastis mingi kruiisid ringi. Ja kuule, me siin rääkisime enne ka, vaata, et politsei lasi puhume siin mingi küla. Küla põhimõtteliselt kauplus ees, kus mingi inimesed elavad okei, aga nagu siin, siukses väikses kohas on ja. Ja siis olidki esimesed autod ja tulid mingid Žigulid ja Zapakad ja mingid siuksed. Mosjede. Ja. Täpselt. See on nii huvitav. Aga just see, et ma tean, et me liikusime, linna käisid ikkagi bussiga. Eks seal sinna 3 kilomeetrit eemale läks ka buss, aga kui kohe oli vaja, siis oligi traktor selleks. Ja sõitsime. Päris äge oli. Aga see ongi, see näitabki seda, kui maakad mikku olema tegelikult ju. Kui keegi küsiks Kätlin, kui keegi küsiks su käest, et kas sa oled mingi maa või linna inimene, siis kus sa tegelikult, kus südames on? Kus sa tahaksid nii-öelda täiega elada lihtsalt? Ega tegelikult on küsitud ja siis ma olen ikka siuke kahe vahel, sellepärast, et kohati ma tunnen, et maal on omad mingid plussid ja siis ma jälle vaatan, et linna lähedal on mingid plussid, et võib-olla ma ei ole päris see, kes tahaks seal linnas sees elada, aga linna ääres täiesti mõeldav Yeah. Et pigem ongi see, et sul on ikkagi käejala juures see nii-öelda tsentrum on ju. Jah, et eks see oleneb ka, kas ma liiklen ise või ma pean otsima endale transpordi, et liigelda on ju, et see on suur... Kas leiad traktori? Kas täna saab kasti hüpata? Jah. Aga tegelikult mõeldes seda, siis tegelikult ikka bussid käivad seal, kus me pärit oleme ju, bussid käivad seal niimoodi, et me ei tea iga 2 tunni tagant või? Võib-olla nüüd käib tihemini, aga nüüd on kindlasti jah see, jah. Aga omal ajal oli niimoodi, et ikkagi peale 10 õhtul enam koju ei saanud, siis pidi jala minema, aga see oli ka Hanesil ka vesi, davai, hakkab minema see 5 kilomeetrit, on ju. Polnud mingi, kuulge, mis me siin teeme nalja? Ma sain vanaemalt mingi vanaaegse ratta, see oli mingi skolnik, on ju. Ja mul ei olnud siis mingit spreivärvi ega midagi. Värvisin musta kvassvärviga endal rattana. Nii, lapse mõistus. Värvisin ära, on ju. Järgmine päev sõitsin koju, on ju, 5 kilomeetrit.
vihm hakkas sadama. Pime oli ka, aga ma ei mõelnud, et kui asju vaata sulab. Järgmine päev, oh my god, miks ma püksid nii mustad on? Mul ei olnud isegi seda porilaudega midagi, vaata. Siis vaatan, ratas on ka midagi. Jälle sinine õppus. Närvi muutnud. Et aga vaata, et lapse aju on ka nii loll ikka. Et täiesti crazy. No nüüd muidugi ma irvitan, aga tean loll küll, on ja. Aga jah. Oota, aga Jaana, kas on linna või maa inimene? Olen elanud linnas, olen elanud maal, aga eks nagu Kätlin ütleski, et igal asjal on oma plussid ja miinused. Aga tegelikult ma ei tea, mina olen rahul eluga maal. Et jumala chill. Tegelikult, aga see ei ole ka päris nagu maa. Vaata, see on ikkagi linnale päris lähedal. Ma peaks maaks, ma ei tea, mingi... Siuke mingi metsa sees või mingi... Jah, et siuke nagu, et sul on nagu ikkagi mitukümmend kilomeetrit sõita nagu linna. Mitu kilomeetrit siit on? Läheb äkki 20 mintsi aega või 15, 20, siis on juba ju laagri. Tegelikult see on ikkagi üsna lähedal. Aga sina onks? Ma just tahtsin küsida, et kuidas teie tunne? Mina olen vist ka ikkagi äärelinna inimene, et nagu ka olen saanud üht kui teist, aga pigem ikkagi nagu olen ka siuke ikkagi mugavuse ori vaata, et nagu ikkagi parem, kui sul on nagu käe-jala juures asjad, aga samas naudin ka seda, et nagu ongi mitte päris selles nagu, et kus sul seal see lärmi asi on, et mulle ikka meeldiks hommikul nagu teha akna lahti ja kuulda seda linnulaulu, mitte mingit piip-piip, lased sealt vaata, et see mulle nagu ka ei meeldi. Heilika? Ma olen hetkel linnainimene, vaata, aga samas see on nagu töökoha tõttu ka, et vaata, mul on meil nagu täpselt niimoodi, et maal ei ole ju tööd ja see on nagu nii kurb, et maaelu välja sureb, aga ma tahaks ikkagi kunagi ikkagi kodumaal kindlasti, sest ma olen see kolija, nagu ma olen siin rääkinud, et ma olen küll mõelnud, et ma võiks vabalt elada kuskil Saaremaal või Hiiumaal või kui ma lähen sinna, siis tuled kaasa. Täpselt. Aga me oleme teinud nalja, vaata, et kui te päriselt lähete, vaata, siis Heilika nagu täitsa mõelnud, vaata. Sest et ma nagu, vaata, ma olen see rohenäpp, et ma ikkagi tahaks oma kasvu... Täna ka ju. Kätlin, sa panid tähele või? Me läksime sinna aiamaale ja Heilika kadus Jaanaga nagu tina tuhka. Ma nägin jah, kohe sinna kastide juurde, et mis siin toimub. Aga näiteks mina tulin omal ajal tegelikult maale just tegelikult laste pärast. Sest, miks nagu? Just oligi see, vaata, et mul on ise lapse, vaata, nad olid linnast seal. Linnas ma pidin kogu aeg nendega õues kaasas käima. Mingid süstad olid kuskil seal, ma ei tea, liivakasti ääre peal ja kõik sellised. Ja siis nagu mõtledki, et issa kui lahedagi, et minul oli. Ma käisin ise õues, keegi käinud mul sabas, on ju. Üks pluss oli see, mis ma nagu oligi see, et lapsed saaks vabalt olla. Ja ma mäletan, kui mina siia tulin, mina lasin oma poisi ka, kes oli see, äkki siin alles mingi 2-3 aastane. Ma lasin ta üksi õue. Meil oli kokkulepe, ma pean teda alati vaata aknast nägema. Ja ma mäletan, kuidas need kohalikud pensionärid sinu võis, issand jumal, kuidas sa ei julge tema lasta õue lasta, ta on ikka nii väike, blablabla. Siis ma mõtlesin, nagu, et mida te räägite? Kurat, kui ma Tallinna linnas ei ole, ma olen maal. Mis mõttes nagu, okei, sai need pensionärid siin ka paika pandud ja peale seda muideks, normaalne. Peale seda muideks hakkasid paljud lapsed käima üksinda väljas. Ja siit tuleb ka see tõsiasi, et no Jaana, kellesse sa oled, ississe või emmesse? Sa ikka käid täiega oma ema jälgedes. Panin need mutid paika. Iseloomult äkki ema, välimuselt pidin olema rohkem isa. Issand, Maika, mul tuleb kohe see lugu meelde Jaana emaga, kes on meie tädi siis. Et nad olid käinud teise tädiga siis ja vanaemaga poes. Ja vanaema oli unustanud oma rahakoti niimoodi nagu kätte, mis on tal nõrgem, ja ta kaotas oma rahakoti ära ja 2 tädi lihtsalt karjusid üle poe, et nii, nüüd kõik seisavad, keegi ei liigu enam mitte kuhugi, kõik näitavad oma kotid. Kotikontroll hakkas pihta, nagu kõik need poemüüjad, turuamed, kõik seisid nagu mingid tõllakad lihtsalt, et
vaatasid mängu, et no nii, mis nüüd toimuma hakkab, siis 2 naist hakkasid seal revideerima, mingi näita kotti ette, sina raudselt varastasid. Sul on selline nägu peas, et sa oled varast. Ei, mina nii hull ei ole. Kindlasti mitte. Jaa, seda küll, jaa. Tead, ma käisin laadal. Oli samamoodi, oli mul tädi, ema ja vanaema. Tead, mul oli nii häbi. Ma kõndisin nendest vist mitu sammu ees. Ja kui tahtsin iga leti ääres, umbes, et maitsesid seal asju ja siis kommenteerisid, kui halb see on. Miks sa maitsed, siis on ju. Meie sugulased. Ja see mul ka ehtsalt meelde, et läksime, vanaemal oli tehtud valmis kodus kartul ja liha, aga tal ei olnud kapsast. Ja siis me läksime, mis on need toiduletid seal müüdi ju vaata kapsast ja liha ja kartulit, aga nad on ju tegelikult vaata nagu komplektina. Nagu praad. Ja nagu praad. Minu vanaema läks siis sinna umbes, tema tahab ainult kapsast saada. Tädi üritab talle selgeks teha, et me ei müü ainult kapsast, me müüme ikka liha ja kartulit ka. Vanaema räägib, ei, mul on see kõik kodus valmis juba tehtud. Mina tahan ainult kapsast. Tee siis vana ja inimesele selgeks. Ja kusjuures, mis meil lõppkokkuvõttes oligi, see tädikene müüski meile 2 karpi kapsast. Ilma kartuli ja lihata, sest vanaema jäi endale nii kindlaks. Minul oli tegelikult juba nii häbi, et ma juba vaikselt juba kõndisin juba eemale. Aga ta sai kätte. Jaa. Aga minu meelest see on ka selline nagu meie sugulaste kõva iseloomustus, kõva kivid. Et kui meil ikka see siht ja meil on vaja, siis me nagu läheme läbi tule ja vee ja on küll jah. Et selles suhtes nagu issand jumal kui haige. Praegu mõtled on tegelikult, issand jumal, nali on ju, tegelikult tol hetkel mul oli häbi. Mõtlesin ka, et mina enam iial nendega kuhugi laadale ei lähe. Ka rets nagu. Ja muidugi mina ise ei mäleta seda, aga mul nagu ka sellest lapsepõlve mingitest teemadest tuleb meelde, kuidas me käisime seal vanaema juures. Ja vaata tollel ajal vanemad kogu aeg saatsid, et mingi vanavanemate juurde. Ja siis ma olevat Jaanale öelnud, kuigi Jaana minust tunduvalt vanema. Jaana ema saatis vanaema juurde. Ja siis ta oli seal nutnud, et tema tahab koju saada või kuidas see oli? Ja, mina nutsin, et ma tahan koju saada, siis Angeelika. Minust, ma ei tea, kui palju sa must noorem oled, aga no ikka oled. Ja siis oli öelnud, mis hästi sa siin nutad? Nii pillid. Ja pillid, et... Mida sa pillid? Mine siis koju või mis ma ütlesin? Jah, umbes nii, et... Miks sa tulid või nagu? Jah. Normaalne tegelikult. Et põhimõtteliselt, jah. See on ka õige onksi iseloomustamine, et mida sa pillid siin, mine koju, sest näe. Nagu no problemo oli. Jah, otsusta ära mingu. Tulid siis. Ise ma kujutan ette mingi 5-aastane pägalik lihtsalt. Võis olla küll, ma ei mäletagi. Ma arvan, et mina võisin ja sina olid ju teismeline, sa tahtsid ikkagi koju, et seal olid seal omad sõbrannad, vaata. Pigem küll, jah. Pigem ma tahtsingi võib-olla sellepärast, mitte ei olnudki vaata see, et umbes, et ma olen nüüd siin, ma ei tea, siin vanaema juures või nii. Et tegelikult ma ju suurem osa lapsepõlve ikkagi olin ju vanaema juures, aga pigem oligi võib-olla see, et juba jah, et ma tahtsin lihtsalt koju saada, et mul olid seal oma, ma ei tea, mingi sõbrad, ma ei tea, juba tšillisid ringi või. Ja, täpselt. Ja mida ma siis teen seal, on ju 2 pensionäri ja väikse tütega. Aita! Ma arvan, et tookord ma võisin nii mõelda. Ja, raudselt. Mis Eelik ütlema hakkasid? Et sul oligi vaata selle vanaemaga nagu selline väga hea side, mis on tegelikult siiamaani, aga sa kuidagi sina tundsid ennast seal maal olles nagu kalavees, et see nagu kuulusidki sinna. Kuigi ma nagu väga ei mäleta sellest taast nagu midagi. Sa käisid... Mina mäletan jah, et teil oli täpselt nagu, teil olid nagu vanaemad nagu ära nagu jagatud. Eelikal oligi oma vanaema, sinul oli nii-öelda ka oma. Ja isegi Angeelika joonistas ju pilte niimoodi, et näiteks mingi emme issi, Eelika Angeelika, minu vanaema, Eelika vanaema. Et ta nagu kuidagi kodeeriski kohe täiesti ära, sest et ma ei tea, miski pärast oli niimoodi ka, et kui meid viidi vanaemate juurde, siis oligi üks läks ühte kohta, teine läks teise ja minul oli näiteks, tegelikult ei olnud halb olla, aga just ongi see, et mina tundsin ennast
selle vanaema juures nagu hästi kuidagi võõrana. Mul ei olnud seal mingeid mängasju, aga viige mind teise vanaema juurde. Umbes mina ilmselt pillisin ka seal, sest ma mäletan ühte olukorda, kus vanaema ja vanaema Tõnis nagu tulidki mulle järgi ja viisid mind minema, et ma sain nagu oma mänge mängida, et nagu see on lihtsalt nii huvitav. Ja, aga vaata, seal on ka see, et nagu sa oledki rohkem nagu ema suguvõsasse, mina rohkem isa suguvõsasse. Et selles suhtes võib-olla seal oligi nagu see ka, et ma nagu olengi kogu aeg tundnud seda ühtekuuluvust sinna, vaata. Et mind ongi maast madalast öelda mingi, sina oled sinna suguvõsasse ja nagu seda ma olen kogu aeg kuulnud lihtsalt. Et võib-olla nagu see ka, et nagu see kuidagi võib-olla see selekteerimine läkski kuidagi niimoodi, vaata. Ja pluss oligi nagu kuidagi põnevam, et nagu tal olid nagu need mingid hästi palju süksid ka, mingid meigi asja, mingid sellised kõrvarõngid. Kas te mäletad, kõrvarõngad olid kuradi klõpsuga või? Oh my god, vanam olid täiega neid. Ja oh my god, see oli lihtsalt best. Sest et nagu tal vist ka ei olnud kõrvaauked ja minu siiamaani ei ole. Vist küll, jah. Et küll oleks kahju, et ei ole selliseid asju enam nagu alles. Sest et kõik tuleb ju, mood tuleb ju tänapäeva tagasi, vaata need. Sa kannaksid klõpsuga kõrvarõngaid või? Tead, mõni oli jumala äge tegelikult, kui ma oma mälestust nagu, mitte nagu reaalselt ma kannaks. Mina täiega haiged, sul mingi kõrv oli punane pärast. Punane oli küll, jah. Sul läpistas ju nii kõvasti. Tead, ma mäletan, et isegi see kokkulöömine oli niimoodi nagu, kas ma julgen seda kokku lüüa? Jaa, see oli jumala valus. Kindlasti ma arvan, et nagu see mõnel see klõps oli nagu tugev, aga välimusel. Ilunuva pohvreid. Täpselt. Kannatasid. Nagu tatoveeringud, vaata. Jaana, miks sul tatoveeringuid ei ole? Tead, Jaana on ainuke must laamas. Kunagi tahtsin. Mida sa tahtsid? Ma tahtsin mingit liiblikut roosi. Ma tahtsin rinna peale siia kas roosi või siis siia pahkuluule roosi. Praegu ma mõtlen, et jumalast tõin, ma rinnale mingit roosi teinud. Miks? Minu arust see on nii... ongi roos, jah. Nii tobe või selline või ma ei tea. See oli see, et võib-olla Oota, kõigile see aeg, kui ma tahtsin, siis kõigil oli. Ja. Et võib-olla sealt tuli ka see, et ma tahan ka. Aga ma tean, et võib-olla vaata samamoodi, et ema ei lubanud, võib-olla polnud vaata raha ka või midagi ja siis see jäigi. Ja ma ei tea, praegu ma ei tunne, et ma tahaks. Mis see Kätlin ütlema? Mina just tahtsingi seda öelda, et võib-olla enne oli siis see, et vaatasid ikka nagu teiste pealt, et ma tahaks seda samamoodi või seda samamoodi, et tänapäeval on nagu võib-olla siis rohkem oma seda nii-öelda vaadet millelegi või kuhu seda teha või et julgust teha ka vaata. Ja, et kuidagi teistmoodi. Mis pildi sa teed, et see oleks nagu isikupärane sinu oma. Selles mõttes on tänapäeva tatoveerijad nagu super, et neid ei võta mingi Google'i pilti lihtsalt, et ma ei tee sellist tööd. Et nad ikkagi kombineerivad, kujundavad, ise teevad, et selles mõttes küll, et sa ei saa seda, ma ei tea, alaseljale tribalit või ma ei tea, kaelale tribalit, nagu see on... Aga see oli sellel ajal oli räme teema, et need mingid tribalid. Mul küll endal tatoveeringut pole, aga ma samas hindangi vaata just selliseid, nagu, et kus ongi oma mingi lugu nagu taga, et miks tal see on. Et mitte mingi teeb suvalise, teeb näiteks mingi kassi on ju ja siis ma lihtsalt tegin on ju. Et see nagu, et seal peaks ikkagi oma mõte või oma lugu olema. Et minu arust need on nagu järelikult ma ei ole veel leidnud. Mida endale teha. Ja täpselt, sest et vaat ongi, ikka inimesed küsivad, miks sa just sellise asja tegid, vaata. Ja tatoveerimine on haigus. Ei, mina saaksin küll öelda, mina tean nii palju, kes teevad ühe, teevad kui mitu ka. Seda küll jah, et see üks nõuab mitut, aga nüüd, kui mina näiteks, mul peab ikka olema mingisugune see, et mul on see mõte, et ma tahaks kindlasti midagi veel teha, aga mida, seda ma ei tea, et ma olen nagu mõelnud, et ju siis ei ole õige aeg. Vot just tahtsin öelda, et mõni nagu see võib-olla tundubki, et nagu kogu aeg mingi, ma ei tea, kindla aja tagant, et nüüd ma pean tegema. Et see on haigus. Jaa, et see on nagu haigus, et mind võib-olla mõtlen, et ma ei tea, mingi 2-3 aastat läheb mööda, tunnen, et pagan, nüüd ma just leidsin selle, mida ma teha tahaksin ja kõik nii ja siis ma teen, on ju. Et see nagu võib-olla on haiguse ja haiguse vahe. Jaa, et seal on nagu vahe sees, jah, täpselt. Sõltuvustega on sama, vaata. Räägitakse ju reisimise kohta suht sama, et enne näiteks, kui mina ei olnud käinudki reisimas, siis ma ei osanudki seda unistada üldse, et ma tahaks minna. Mõtlesin, et siin Eestis on jumal okei ju. Meil on 4 aastaga, meil on kõik on okei, kõik on olemas. Ja, meil on aga kui ma nagu käisin juba ühe korra ära, siis ma tahtsin veel minna. Et see nagu kuidagi see avardab su silmaringi, et sa nagu tahad veel ja veel, kui sa saad selle
tunde kätte nii-öelda. Ja mis me saame siit järeldada? Unista suurelt. Et miks inimesed tõmbavad endale selle kriipsu, et mingi ai, ma ei saa kunagi reisile minna. Eriti just praegu, kus kõik on nagu nii, pakkumised tulevad nii heade hindadega nagu, ma ei tea, tegelikult on nii palju võimalusi praegu tänapäeval. Täpselt. Jaana, sa oled reisimas käinud või? Oled sa lennukiga üldse sõidnud? Reisimas olen käinud, aga mitte lennukiga. Ma olen käinud bussireisil. Aga tahaksid? Autoreisil ka? No autoreisil ka, aga just vaata see, et ei, ma tahaks kindlasti korra ikkagi lennukiga. Kas sa kardad kõrgust üldse? Ei. Vähemalt, ma ei tea, siiamaani, kus ma olen igal pool roninud olnud, ei karda. Aga mul on just see ka, et mul abikaasa ei ole ka lennanud. Siis ma vahepeal tegime nalja, et lähme kas või siit Saaremaale. Teeme esialgu sellise väikese tripi. Teeme väikese tripi. See ei ole päris see lennuk, vaata. Aga kindlasti, jaa, et ei, kindlasti tahaks kunagi minna. See loksutab rohkem, pärast ei julgegi minna enam. Täpselt. Sest, no ma ütlen, bussireis oli jube. Sa oled Kätlin või? Mina olen, jah. Kus sa sõitsid? Ma arvan, et esimene reis oli Sloveenia, Itaalia, põhimõtteliselt see kant. Ja seal ma käisin, ma mäletan veel Erasmus programmiga. Tegelikult või? Ja, aga mina näiteks nagu megalt kardan kõrgust, nii et minu jaoks oli see nagu see esimene sõit siuke natuke hirmutav, aga kui ma pärast juba tagasi tulin, siis ma nagu tegelikult olin juba siuke chill mina, et polnud nagu midagi hullu. Aga mis see kõige rohkem kartsid, et alla kukub? Ei, ma pigem kartsin neid õhuauke või kuidas neid kutsutakse. Ja, mul on täpselt sama, et ma kardan kõrgust, aga ma ei karda kukkumist või nagu seda, vaid just seda, et hakkab raputama ja ma kardan just seda näiteks, et inimesed lähevad ise paanikasse ja siis, sest ma olen käinud näiteks laevareisil, kui on olnud nagu selline olukord, kus laeval oli nii-öelda, kuidas ma ütlen, tulekahju oht ja anti see hull häire ja okei, nagu selles mõttes, et kõik on ju kontrolli all, on päästepaadid, need vestid, kõik asjad on olemas, kindlasti see, kuidas ma ütlen, see kommunikatsioon, et abi kutsutakse ju ruttu tänapäeval on ju, aga just see, kui sa näed neid paanikas inimesi vahekäikudesse tulemas ja kuidas seal hakati mingi Estoniat karjuma ja kes lõi risti ette kohvritega, et just see, et kui inimesed lähevad paanikasse, nad lähevad nii lolliks. Nad on nagu, tõesti nagu lambakari ausalt öeldes, vabandust väljenduse pärast on ju, aga just see tekitab nagu seda ärevust rohkem kui see, et on kõrge, siis on, selles mõttes, et õnnetused juhtuvad ju niikuinii on ju, loodetavasti need juhtu on ju meiega, aga lihtsalt just see, kui sa oled seal ja inimesed hakkavad seal karjuma, see on kõige hullem. Täpselt. Et öeldakse ka ju tegelikult, et autodega on ikka poole suurem tõenäosus avariid või õnnetust teha kui lennukitega, et selles mõttes seal üleval see liiklus on ikka väga-väga turvatud, aga siiski. Aga kuhu te tahaksite üldse reisida, kui me saaks öelda näiteks mingisuguse sihtkoha, et millest unistad üldse? Kas sa tahaksid kuhugi sooja minna siis? Pigem mina läheksin soojale maale. Aga näiteks, kas sa võtaksid, ma ei tea, mingi Bulgaaria, Egiptuse... Jaa, et kuhu sa tahaksid minna reisida kindlalt näiteks? Ma arvan, et olekski võib-olla see mingi Tai, mingi Egiptus, Türgi näiteks, kus Heidika käis. Ma lähen. Lähed või? Aga kus sa käisid? Egiptuses käisime. Ja kui oli ka väga pigem ikkagi selline maa. Soe siis pigem? Pigem soe. Ja nädal või? Nädal 2. 2 lausa või? Suudaksid 2 olla või? Jaa. Seal on teistsugune see kuumus. Jaa, on küll. Vaata, ma käisin Kreekas. Seal oli, kui mina seal olin, siis oli kas 55 kraadi. Aga tead see... Kreekasse panidki autoga või? Bussiga. Bussiga? Jalad olid vahepeal lausa pakkuda. Harjumaa liinidega. Aga tead... See 55 ei olnud seal tegelikult nagu mitte midagi. Kui me olime Poolas, kus oli 40, see olid lämbumas. Ja see seal see 55 oli nagu meie 20. Et see õhuniiskus on hoopis midagi muud seal. Aga ei, ma oleks küll, ma ei tea, 2 nädalat jutti, mulle meeldiks päikest võtta ja mis sest, et põleks ära esimesel päeval. Raudselt ju. Vaata, sul on see eufooria, mingi, oh my god, yes, ma olen nagu saaks pruuniks. Mis on see teema, et Euroopa inimesed saaks pruuniks vaid? Ja pärast tuleb punane.
ära põlend. Kuigi samas selle koha pealt mina nagu natuke vaidlen vastu, sest mina tahaks just näiteks mingi Norra või Taani või mingi siukesse kohta, et ma ei peaks nagu alguses kaugele minema, et pigem nagu siuke mingi külm, mingi mägine, vaata siuke, et see nagu natuke ka kutsub. No siin me oleme Kätliniga täiesti ühesugused, et selles mõttes mina tahaks täiega reisida. Ma tahaks ka minna Taani, Norra, siis ma tahaks Gruusiasse, Iirimaa oleks lahe. Et mulle meeldivad ka siuksed veidrad maad, et muidugi mulle meeldivad ka soojamaareisid, näiteks ma ei tea, Maldiivid oleks ka päris badass, on ju. Aga veel nii palju asju, mida tahaks kogeda, nagu täiega tahaks. Jah, et tavapäraselt ikka minnakse sinna kuhugi sooja, on ju, enamus. Ja ikka muidugi. Et siis võib-olla sellega võrreldes tundubki no nagu... jaa, minul on näiteks üks eluunistus nagu minna vaatama nagu virmalisi kuhugi Põhjamaadesse, et ma saaks nüüd pildistama minna või midagi, et see oleks nii äge. Sina, Angeelika? Ma tahaks kindlasti jõuda 2 sihtkohti. Üks on Dubai. Ma ei tea, mulle see Dubai täiega meeldib. Ja sinna... Ma ei saa nüüd öelda seda kohta. Nuustakule? Mis koht see on? See ei tea, kus on Nuustaku või? Otepääle. See öeldakse, et enne käin Nuustakule ära, siis hakkasin unistama. Ma ei ole käinud, vaata. Okei, ühesõnaga Bali on see koht, kuhu ma tahan minna. Pigem ka selline soe on ju. Siuke pigem soe ja, et ma ilmselgelt, ma ei tea, ma ei oska öelda, vaata, kas ma kunagi nagu Dubaisse jõuan või no üldse nendesse, sest et mina olen see, kes kardab lennureise ja ma kujutleks ettegi, ma peaksin... Aga sa oled lennanud? No mul on see, et mul on vist kõige rohkem olnud vist 4 tundi sõitu ja mul on juba Kätlini koer pani siukse puraka maa praegu. Pani või? Jaa. Meieni ei ole jõudnud. Õnneks. Siuke mingi virtsai. On ju? Kuidas sa kirjeldaksid seda? Me oleme Kätliniga siin ühe miki all. Mina olen sellega nii harjunud, see on see, mida sised oled sisse söötnud, selle ta teeb välja ka nii, et harju sellega. Mamma söötis. Pikene. Et ühesõnaga, mul on nagu 4-tunnised lennureisid on nagu kõige pikemad. Mis sa naerad? Tahaks pa mingi virtsais. Pikene. Nagu see on ju. Ma sa oled Angst käinud kuskil ikkagi Soojamaal ka on ju? Jaa, Kreeka pisikesel saarel Zakynthosel oli jah. See on nagu kõige nagu kaugem ja soe maa oli ka, jah. Aga kõik teised on nagu olnud siuksed nagu Iirimaa, siis Taani, Norra. Aga vaata, need on ka sellised nagu mingi hetkeks ja muidugi Hollandis olen ma nüüd ka 2 korda käinud ja kui ma nagu nüüd mõtlen, et Holland on nagu selline riik, kus ma reaalselt nagu mõtlen, et ma tahaks sinna veel minna. Et miski pärast mul on nagu see maa jälle täiesti haige. Jaana, mida sa söödad sisse? Jube lihtsalt. Õudne. Ma ei saa mõeldagi. Vaatan, sul läheb silmad märjaks. Ühesõnaga, et ma ei tea, miski sellel Angeelika ka praegu oh my god. Et ühesõnaga, või mul on mõte täiesti läinud. Et Hollandiga mul on mingi asi on ja mulle täiega meeldib see. Võib-olla sellepärast ka, et nagu... Ma ei ole mitte kunagi kusjuures käinud seal tulpidega vaata. Ma ei tea, mulle öeldakse Holland, mulle lööb kohe selle tulpide põllu. Aga see Keukenhof või Kaukenhof, ma ei tea, kuidas nad seda nimetavad, see on üks tõmbenumber kevadel, mis seal on, aga ma ei ole käinud kevade paiku, ma olen pigem suvel käinud. Ja no muidugi see maismaa reis. Siis on ainult marjad järgi. Jah. Lilled mõtle, õied mõtle ise peale. Siis on kanalid, et ühesõnaga jah. Saige see hiilikana. Te peaksite hiilika nägu nägema. Mul hakkab juba palavaks kiskumas vaikselt. Aga jah, et ühesõnaga ma ei tea, ma arvan, et mul nagu see Hollandiga on jah mingi sida, sest et aga muidugi see oli ka äge, vaata, sa ütlesid, et sa oled bussiga vaata pannud nagu mööda riike on ja
siis mul oli vaata selle, aga mul oli vaata, ma käisin ju tööga vaata seal Hollandist, vaata nagu põhimõtteliselt sõitsime siis Eestist Rootsist sinna, mis see nüüd on siis, mis sealt siis nüüd edasi alla jääb? Saksa ei olnud. Ja Saksa oli ka jah, ja siis oligi vist see, mis oli see Taani, vot, ja siis Holland on ju, et see kogu mööda seda maismaad, et see oli ka tegelikult jumala äge, nagu see oli nagu täiesti kogemus omaette, aga ongi see tasakaal nagu kuidagi läks täiega lappama seal, et vaata see nagu pikk maa, ma ei tea, kuidas sul oli? Meil oli see, mille pärast see bussisõit oli võib-olla selline hull oli see, et meil oli selline soe aeg ja vaata sa bussis istud. Vahepeal tegid mingid ala selliseid, ma ei tea, bensuga peatuseid seal on ju, et kähku põhjale ja midagi hambu ja et jalad läksid nagu no nii meeletult paisti, sul olid nagu mingi puupakud all. Mul ei läinud enam jalanud ka jalga. Et just see oli nagu minu arust nagu mega hull. Jaa. Ma tegin pilte ka oma jalgadest ju enne ja pärast, see oli ka jõhker. Jah, samas kui ma praegu hakkasin mõtlema, noh, see lennureis või siis nüüd need bussi- või autoreisid on ja või laeva. Et seal on, jah, või laeva, et seal on jälle see, et võibolla siis, kui sa nagu lähed selle bussi või autoga, et sa nagu näed elamus juba on vaata suurem on ju nii, noh, ma mõtlen. Näed neid teisi nii-öelda riike, kus sa läbi sõidad nagu ka nii-öelda, muidu on see, et kohe lennukiga ühe koha peale ja teist nagu seda maapinda või ümbruskonda nagu üldse ei näe, et seal sa siis nagu saad ka avastada rohkem võib-olla. Vaata, kui sa nagu lennukiga sõidad ühest kohast teise, vaata, siis sa ei tohigi ju mõnes lennujaamas ju, sa ei saagi välja minna, vaadata nagu mingi, mis toimub, on ju. Et see, et sa mingi üks ots on seal Taanis näiteks, on ju, ega sa ei tohi sealt kuskilt liikuda, et nii, ma olen Taanis käinud, on ju. Et selles suhtes nagu sa ei saagi sealt lennujaamast välja, sest turvad, kuule, sa ei saa. Aga mis mul praegu meelde tuleb, on see, et me tahame ju Rootsi kruiisile minna. Jaa, me just rääkisime. Mina ei ole mitte ühe korra käinud elus Rootsi kruiisile, siis me siin mõtlesime, et me peame ju ikkagi minema. Nii et podcast saab läbi, siis tõmbame piletid ligi. Jaa, meil oli jutuks, et lähme. Ei, kindlasti võiks minna mingi aeg, vaata, et Kätlini võttis kuidagi nii mõtlikuks. Ja, sest ma mõtlesin, et huvitav, kus mina siis olin, aga selles mõttes see idee on ikka hea. Ei, me olime viimane kord Tanksu juures. Kas see ikka oli seal? Ja, siis oli teemaks, et kuule, lähme. Vist oligi see, et sa ei ole käinud? Ei ole, ja siis oligi nagu see, et seda kajutit võtta, vaata kamba peale nagu poole odavam, vaata, kui minna umbes mingi kahekesi, vaata, mingi on ja. Ja kuule, Rootsi laeva peal saab ju seal õhtul ka veel pidu panna. Muidugi. Seal on tihti mingi bänd ju. On bänd või? Vahest ei ole ju. No üldiselt mingi asi seal ikka on, kas mingisugused kabaree siis või tantsijad või mingi show seal on. Et see on nagu kindel. See on see show, aga seal on ka klubi ju. Ja. Magada ei saa. Mis kajutit sa tahad? Ei, ikka vaata, kuskil peab ikka siis sa ei jõua lennuk ja laeva, need pikkade koridolid veel mingi, kui tõmbab kukrust ära samas kuskil baarileti ääres kui kaua me oleme seda üldse teinud, siis ma vaatan tund 7 minutit, issa ma on jumala pime nüüd aga ma ei tea, tõmbame siis otsad kokku. Hakkame vist otsad siis kokku tõmbama, ei hakkagi seda liiga pikaks siin ajama, et tegelikult oli jumala tore neid vanu mälestusi ja meenutusi siin tegelikult teha ja nii-öelda nagu rääkida nendest mingi reisiasjadest ka, sest mina ka ei teadnud, et sa näiteks Erasmuses käisid kuskil mingi Sloveenias. Aga mis seal oli üldse? Ma tahan seda ka teada. Me põhimõtteliselt õppisimegi nagu mingi 3-4 erineva nagu riigi inimestega siis omavahel suhtlema ja nagu nende riike tundma see ja nagu nende toite. Ja, no põhimõtteliselt jah. Tutvustasite, igaüks vist tutvustas oma riiki või midagi sellist. Aga meil oli sama ju Leedus, sa ei mäleta? Me käisime Leedus ka kunagi niimoodi kooliga, et seal oli sõpruskool. Aga meil ei olnud kooliga, vaid meil oligi nagu mingi eraldi programm. Seltskonnaga programm, jah. Itaaliast oli teil, Sloveeniast oli teil ja veel kuskilt.
nii äge tegelikult. Ja jälle omamoodi kogemus. Kildan see, et Kätlin läks ja ta inglise keelt ei valda niiviisi vaata. Ja, aga vaata võimalik. Aga ta sai hakkama ja aidati ja et selles suhtes nagu väga lahe. Mega kogemus, ikkagi kogemus omaette vaata selles suhtes ja pluss vaata kindlasti nagu paneb uskuma vaata sellesse, et nagu saad sa hakkama küll, et ei ole midagi, et umbes jälle vaata, oska unistada suurelt nagu, ära pane endal neid uksi kinni, et kes ütleb, et sa ei oska, küll sa ära pursid või nagu saad hakkama ikka. Ja või pluss see, et sa nägid seal nagu nii-öelda erinevate rahvuste neid, kultuurilisi neid. Jaa, just. Kas sa mäletad ka nagu mingi ala mingid siuksed asju, mingid kultuuri erinevusi selles mõttes või? No... Või mis nad rääkisid seal üldse mingi, meie, ma ei tea, rahvustoit on see või? Vot ma just tahtsin öelda, et seal hästi palju toiduga mingid erinevaid asju, et meie näiteks tarbime neid nagu kuival versioonil, nemad näiteks panevad sinna toidule mingeid asju juurde või siis näiteks, et kui eestlased võib-olla mingites situatsioonides on nagu vaiksemad, siis näiteks itaallased olid siuksed, et kohe peale, kohe nagu temperamentsamad. See on keelika! Et seal tuli nagu kohe hakkab peale. Seal tuli ikkagist nagu nii palju erinevusi, et lihtsalt täpselt. Äkki ma olen itaallane? Sul on seda verd. Pigem Russian. Ei, ma räägin. Kuulge, aga me teeme siin nalja. Ega nagu Heilikal on ka vaga vesi, sügav põhi. Kuulge, aga mida me teeme siin nalja? Tegelikult me oleme ju nagu ikkagi ju, meil on vene verd sees ju. Selles suhtes, et nagu meie sugupuud vaadates, meie esivanemad olid venelased ju. Mamma poolt, jah. Nii et nagu, mis me siin oleme mingi, Angeelika, ainult Angeelika on see julge. Tegelikult ma arvan. Ega mina arvan täpselt nagu Eilika just, vaata ennem just ütles, et või oli see Kätlin, kes ütles, umbes niimoodi, et meil ongi nagu, et me oleme nagu niivõrd nagu erinevad, aga samas meil on ka näiteks, et minu näiteks iseloomu omadused on äkki võib-olla sinus või Heilikas ja umbes niimoodi Kätlinis siin, et me nagu olemegi nagu kõigis midagi nagu, erinevat, aga samas kõik. Nagu oleks ühtekad, aga samas ei ole ka. Ja vaata mingites nagu olukordades on nagu üks tugevam kui teine, kui näiteks on mingi teine olukord, kus on nagu see, et nagu hoiad kätt, et nagu ei ole midagi, davai, teeme ära selle, või tule nii. Ma mäletan, kui ma teiega sõitsin Bolti tõuksiga. Noh, näiteks, juba hea näide. Ma ei tea, kas ma esimest korda olin või oli ma varem ikkagi juba olnud ühe korra veel? Ühe korra vist oli veel, aga põhimõtteliselt minu jooks ikkagi oli see päris nagu uus nagu asi on ju ja siis tee kohe nagu põmm peale ja minema, siis mul oli see, et oota, mis ma nüüd tegema pean. Ja sul oli see põhimõte, et oota, te peate nagu teed ületades selle tõuksi pealt ära tulema. Jaa, mul olid reeglid, ma mäletan. Kas me käisime siis merepäevadel või? Jaa, merepäevad olid. Oli jah. Kruiisisime ühes kohas teises, seal oli ka vaata ühed mingid punktid vist või? Erinevates nendes... See oli nii äge jälle. Tegelikult oli kihvt see õhtu. Just tahtsin öelda, et minul on pigem nagu... Ei, see ei olnud see õhtu, kus ma pärast seal saabanit oli see sama. Oli ikka see sama. Triibud linna ja linna. Jaa. Oli jaa. See oli see sama video, mis sa tahtsid öelda? Ei, mina tahtsin lihtsalt öelda, et me rääksime alguses nendest lapsepõlve asjadest, et pigem ongi nagu see, et teie mäletate nagu minuga seonduvaid asju, minul nagu need, kus ma olin nagu pisike, neid ma väga ei mäleta, et minul on pigem nagu, ma ei tea, siin 10 aastat tagasi sellest ülespoole nagu mälestused või siis nagu need eredamad, mis nagu praegu on olnud, on ju. Et need mälestused nagu rohkem meeles kui see lapsepõlve mälestused. Mis tahtsingi öelda, et vaata, meil on nagu nii palju. Tegelikult oota, ma tahan veel lõpu küsimusele küsida, et mis on teie jaoks olnud need kõige ägedamad mälestused nüüdis ajal, kui me oleme nagu koos olnud ja käinud nagu nüüd nende aastate jooksul? Mis teil nagu nii eredalt meeles on, et nagu mida me ikka aeg-aeg kogu aeg meenutame nagu? Üks on see, kus me tegimegi seal Nabalas seda grilli. Nii. See, kus see kass mul jäledalt jooksis. Ja räägime seda ka, tädil on kass, keda Eilika kogu aeg poputab, keda kõik umbes põhjusid, mida sa töllerdad siin, vaata. Ja mina ei luba, see mulle ei meeldi. Te peate kõik Garfieldiga kassi nimi on Garfield ja siis on mingi, te peate volüüm maha. Keegi ütle Garfieldile halvasti. See on see väike kassi armastaja. Ja võt just Eilika on see meil see. Mina olen see heiter. Aga selles suhtes on äge, et see kogu see õhtu on ju üles filmitud, ma tegin politseikroonikat, eks ole. Sellepärast võib-olla see ongi nii ehedalt. Ma arvan ka, jaa. Ja Kapa Kohila näiteks, jah. Jaa, oli ka selline... see Kapa festival, jah.
see või siis see merepäevadel see, kui me olime minu maja ees seal, ja kuidas me mingi laulsime, tantsisime seal maja ees, mõtlemata, et teised inimesed magavad võib-olla sellel kellaajal. Aga kindlalt magasidki. Küll oli üle südaöö oli 12 ju. Et ma panin seal täiega tantsu igatahes. Täpselt. Või näiteks see, vaata, kus ma tegin seda Doorit. Ja just minul oli see sama meeles. Kus juures üks päev hiljuti ma just Kätlinile kiitsin, et kuramus, et seda Anksi seda... Ai, ma tegingi nalja, et Anks võiks ühe selle podcasti tehagi nagu... Tourette sündroomiga. Vot jaa, et Pekki, et ta on nagu nii hästi mängib selle välja, et kui ma ei teaks, et Anks Tourette poleks, siis ma ei usuks. Et see oleks nagu üliäge. Siis Kätlin ütles mulle ka, mine ära umbes, mis asja sa räägid. Võtti kui oleks, kurat! Et see on nagu, ma ei tea. Aga vaat see on, ma olen nii hea näitleja. See on see vanaema. Oh my god, et ma räägin, noh, ja ma nii hästi mäletan seda ka, kus nagu reaalselt nagu naeradki niimoodi, et sa ei saa enam peale hingata, lihtsalt nii naljakas on. Põsed on juba valusad. Jaa, issand jumal küll, ja siis nagu ongi, noh, istume seal nii-öelda maja taga, ja siis lihtsalt nagu, ma ei tea, isegi sääsed söövad, meil on mingi suva lihtsalt mingi, meil on nii tore, vaata. Et selles suhtes nagu, jah. Aga teil endil? Sama, kõik on nimetatud ja meil oli täpselt sama, et need siuksed, no see Tourette on ju ja siis ka jällegi. See Kõpa-Kohila ja ongi see merepäevad ikka tegelikult mega ägedad lihtsalt. Et ongi nagu, me läksime ju tegelikult nagu jala ju. Täiesti vabalt läksimegi jala sinna nii-öelda, kus see oli? See on Noblessneris, see oli seal sadama juures oli, on ju. Lennusadama äkki või? Lennusadama juures, jah. Et nagu meil pole mingi probleemi. Ja nagu. Mina ei ole kunagi olnud selline inimene, kes julgeks, ma ei tea, või üldse ma tahaks minna mingite artistidega pilti tegema. Me mingi tavai, lähme teeme Villuga pilti lihtsalt. Ja me tegime mingi selle Glitcheriga, Maxiga pilti ja mingid sellised asju, mida me kunagi ei tee. Ja siis oli mingi tavai ja me olime too hetkel täiesti kained. Olime jaa, täiesti ju. Et, ja siis on mingi täiesti karjus ja Heilika veel karjus. Täpselt. Ei, ma räägin, vaga vesi, sügav põhi. Aga see ongi see, et Heilika nagu, kui tunneb ennast nagu oma inimestega nagu... Ja, vot siis on nagu võib-olla... Tal käib see klikk ära ja ta nagu, ta on see oma selle mendi. Tahtsingi öelda, et Heilika vist mainis, et mul on selline jutukas mõni. Pigem on see vaata ka see, et ma... Ongi see, et vaata, kui on omad, on ju. Ma tunnen endast üli hästi või nii. Et siis ma tõesti võib-olla kogu aeg lasen, on ju. Aga näiteks ikkagi, kui ma olen nagu ikkagi sellises seltskonnas, mis on ikkagi vähe võõra, ega ma ei, siis ma pigem vaatan niimoodi ja kuulan ja võib-olla 2 sõna ütlen, on ju. Et mul on pigem ka see, et ikka oma peab olema. Aga vaadates seda dünaamikat siin praegu täna, siis vaata, kes domineerivad. Vaata, kelle käes mikrofonil vaata. On nagu täpselt, et Kätlin ja Heilika ja muideks, mis mina olen Kätliniga rääkinud siin, lihtsalt ka niisama vaata, lampi umbes siin, oleme just mõelnud ka, et minu arust mina ja Heilika, mis suhtleme omavahel, võib-olla kuidagi rohkem või kuidagi teistmoodi või saame kuidagi nagu läbi vaata. On küll, jah. Ja siis sina ja Kätlin olete nagu pigem jälle ka niimoodi oma, et... Aga see oli täna Aiamaal täpselt samamoodi, et te kadusite nagu, ma ei tea, kuhu, et mingi... Näiteks, kui te olete koos, ma teen kõne, kindlasti nagu Heilikale, on ju. Ja mina Kätlinile. Et ma nagu, kui ma tean, et te olete eraldi, siis ka Anksile vaata teen, kui mul on Anksi vaja. Aga üldse, kuidagi ma kohe automaatselt. Ja Kätlinile muideks ma tean, et on vastupidi. Kui te teab, et te olete koos, siis pigem on ikkagi Anks. Et kuidagi on, ma ei tea, kas sa siis ka natuke sa vaata, et me oleme rohkem võib-olla seal vanemad või nii. Võib-olla koos viibinud ka jällegi mingis mõttes, vaata. Ja pole probleeme, kellele teisele ka helistada, vaata. Aga see kuidagi on niimoodi, vaata, täpselt nagu minu juures olime, vaata. Suur diivan, on ju, aga kuidagi vaata mingil hetkel me olime nagu 4 mingi silku, on ju, põhimõtteliselt reas, vaata. Aga ikkagi me lõpuks rääkisime niimoodi, et te rääkisite omavahel, me rääkisime Kätliniga omavahel. Aga nagu... Kuigi ma räägime koos ju ka, on ju. Aga mingil määral ikkagi mingid need. Eks ikka vaata need nagu seltskonnad või siuksed nagu ikkagi tekivad, aga samal ajal kui nagu see, vaata, mida te rääkisite, et ma mõtleb, et mis asja vaata, et siis nagu jällegi vaata siukene nagu ka,
et see on jah huvitav ka jällegi. Me oleme täpselt nagu üks puu, aga erinevad oksad. Voh, väga hästi öeldud. Väga hästi öeldud, jah. Täitsa nõus. Ma olen siuke aforismide mis jälle vaata magavesi sügab või littis lihtsalt. Aga okei, ma arvan, et selle armsa lausega nagu üks puu ja erinevad oksad on minu meelest väga hea lõpetuseks, et väga täname, et üldse meid külla kutsusite. Ja meiega koos seda episoodi olite nõus salvestama ja jagama nagu endast neid kilde. Ja jah, aitäh, et üldse olemas olete meie elus, nii et... Siit, kas pärast end kuulete aitäh ka teile. ja Jaana muretseb jälle. aitäh teile ka, jah. Aga tavaika, lõpetame siis tänaseks ja jälle. täpselt olgu. Tšauki. Tšau. Tšau.